kes kunagi metsas on liha grillinud või vorsti või mida iganes, siis on tihtilugu on see, et no, et mis sa teed selleks, sa võtad kaika. Kui sa paned selle liha kaika otsa, siis mis probleem võib tekkida on see, et kui sa paned siis selle lõkke aseme kohale või kuskile ja hakkad keerutama, tahad keerutada seda liha koos kaikaga, siis tegelikult see kaigas hakkab selle liha sees keerlema ja sa ei saa nagu teist külge keerata sellele lihale, teiselt poolt küpsetada. Mis lahendus on, mida tehakse, on see, et võetakse kaks natukene peenemat orki, lükatakse läbi, paralleelselt jooksevad ja siis sellega siis saavutatakse see, et see liha ei keerle, et see keerdaks korraga. Aga mida veel võib teha, kui sul on ainult üks kaigas, ma näitan täna, kuidas selle probleemi saab lahendada ka ühe kaikaga, et ma võtan selle natukene jämedama kaika, see pöidla jämeduse enam-vähem. Ja hea, kui ta on lehtpuu, et see jookseb paremini. Ja siis esimene asi, mis te teete, on, et te võtate selle koore maha. Käepideme võite jätta ka endale koore peale, et siis ei ole see nii märg ja libe. Nii, ja kui see on tehtud, siis nipp ongi selles, et nüüd tuleks see kaigas pikku pidi siis pooleks lõhestada. Ja siis ei olegi muud, kui proovite selle kaika ajada. Ja ta jookseb ilusti. Võib-olla natukene siin on oksakohad, murdumise oht, aga ja on see kaigas meil 8 jupiks. Ja see liha siia otsa saada, siis nüüd on see aeg, kui see teritakse ära. Kui see oleks enne see otsa teravaks tähend, siis ei oleks õnnestunud seda liha sinna otsa ajada. Aga nüüd saab selle liha sinna otsa. Ja näete, ühest kaikast on tehtud 2. Ja kuidas see töötab? See töötab niimoodi, et võtate selle lihakräntsaka ja ajate selle siia otsa. Ja siis võtate veel liha, ajate järgmise tüki ja ma võin teile nüüd demonstreerida. See püsib paigal, küpsetate siit poolt ja tahate teiselt poolt küpsetada, hops, ta keerleb niimoodi. Ja kui teil on nagu selline pikem lõhe ja te ajate selle liha kuskil siia keskele, siis te soovi korral võite sellega siit otsast fikseerida näiteks traadiga ja siis on ta siin nagu veel kindlamalt kinni. Aga iseenesest ei ole vaja, et ongi nagu 2 kaigast ja siis ei ole muud, kui panete selle hops tulele ja küpsetate ja vajadusel siis keerate. Ja nii lihtne ongi, et siuke lihtne, aga tõhus töövahend, mille saate kerge vaevaga endal metsas teha. Ja lugege selle kohta ka Kaitsekodust. Nägemiseni!